Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane teema aruteluks pärineb Eleanor Roosevelti tsitaadi varamust. Ta on öelnud: "Süütan pigem küünla, kui hakkan pimedust kiruma." Süütan pigem küünla, kui hakkan pimedust kiruma. See mõtlemapanev ütlus rõhutab positiivse suhtumise ja lahenduste otsimise olulisust raskuste ja väljakutsete ees. See kõneleb võimest keskenduda lahendustele ja valgusele, mitte lasta ennast kõigutada negatiivsusest või raskustest. Elu on täis erinevaid olukordi, kus võib tekkida tõrkeid, pettumusi ja pimeduse tunnet. Pimedus siin kontekstis sümboliseerib raskusi, ebaselgust ja väljakutseid, millega me võime elus kokku puutuda. See võib olla füüsiline pimedus, kuid ka metafooriline pimedus, kus tundub, et teed ei ole selged või et probleemid tunduvad lahendamatud. Küünla süütamine on aga sümboliks lootusele, valgusele ja võimalustele. See näitab meile, et isegi kõige raskemates olukordades on alati võimalik leida helgem külg või lahendus. Küünlavalgus võib sümboliseerida ka meie enda sisemist valgust, tarkust ja jõudu, mis suudab valgustada pimedust ja viia meid raskustest läbi. Pimeduse kirumine ei vii meid probleemi lahenduseni, vaid võib viia negatiivse energia kogunemiseni. See ei muuda olukorda paremaks ega too lahendusi. Pigem võib see suurendada meie pettumust ja ebakindlust. Selle asemel, et pimedust kiruda, võime süüdata kujundliku küünla, otsides positiivset lähenemist ja lahendusi. See ei tähenda, et peaksime probleemide ees silmad sulgema või probleeme ignoreerima, vaid pigem proovida leida viise, kuidas neid lahendada või nendega toime tulla. Küünla süütamine võib tähendada ka empaatia ja kaastunde väljendamist teiste suhtes, kes võivad läbi elada raskusi või probleeme. See on võime toetada ja aidata teisi, luues valgust nende eluteele. Samuti võib see sümboliseerida meie võimet olla iseenda ja teiste jaoks valgustajaks, luues optimismi, positiivsust ja lootust. Süütades küünla, me ei lülita välja mitte ainult pimedust, vaid anname ka kõigile võimaluse leida lahendusi ja avastada uusi perspektiive. See on tunnistus meie sisemisest tugevusest ja usust, et oleme võimelised valgustama isegi kõige pimedamaid nurki oma elus. See mõtteviis julgustab meid olema optimistlikud, leidma võimalusi ja otsima valgust ka kõige raskemates olukordades. See on meeldetuletus, et meie suhtumine ja tegevusviis mõjutavad oluliselt, kuidas me raskustele vastu astume ja milliseid tulemusi saavutame. Kui meie fookus on positiivne ja me püüame leida lahendusi, oleme võimelised läbima pimedad hetked valgustatud südamega ja avastama, et meil on rohkem jõudu, kui me iial arvanud oleme. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!